Peaks Almera käima uurima selle kohta, kas me saame pikendustuppa. Saamegi ära käia ja äkki söömas ära käia ja... Ma panin täna lipsu pähe, sest ma pole seda kordagi kandnud. Very pretty. Ootab telliks lifti ära. Siin vist. Hästi see kriuksub. Yes? Oh no. I cannot. Nojah, siis peab pakkima minema hoopis. Okay. Until what time you want? We're going to leave like 7 o'clock or something. If you want to, I can accept your room from another room. It will cost 20 euros per each hour. So until 6 it will be 120 euros. It will be handicap room. If you're interested, I can show you. Osama? Okay, thank you. Thank you. Lähme alla siit, jah. Ühesõnaga ei saa pikendada meie ruumi. Ja ma ei saa ühest asjast ainult aru. Miks nad ei saanud seda meile eile öelda? Jah. Et me käisime eile küsimas, et kas me saame nagu pikendada enda toa seda aega. Ja siis ta ütles, ma ei saa teile praegu öelda, et tulge homme kella 9-ks. Või peale 9 tulge tagasi. Nii. Kus see info, miks seda infot ei saanud eile siis anda, et tänaseks on bukitud see tuba. Ma ei saa sellest aru praegult. Ehk siis meil on natuke kiire nüüd. Jah, see ei olnud üldse see, mida ma arvasin, me peame hakkama tegema kohe, aga kell on 9:30. Me lähme nüüd käime söömas ära, siis me hakkame asju pakkima, sest kell 12 peame olema toast läinud. Ma saan aru, kui see oleks fully booked hotell praegult, aga ma arvan, et neil ongi mingid teatud koridorid ainult, kus nad välja annavad tube. Sest koristajaid on vähe vaata praegult. Aga nagu me oleme super pettunud. Täiesti leidnud. See on teise toana, suutsime saaks 10 euro tund, okei, ma maksan 60 euro ära, aga 20 euro tund, 120 euro tund. Mul on nüüdseks on mul kõht ka juba tühi, aga mul on isu läinud. See teadmine, et sa ei saa kuskile minna, kus on sinu ala, no. See on see nõme koht. Või ma pean praegu ära otsustama, mis riided ma terve päev kannan. Praegu õues on külm. Kohe vast on suve. Minema hakkame, siis peab jälle soojemad panema. Õnneks siin on jah need kohad, kuhu saab need kohvrid panna ja nagu changing roomid on seal olemas, et sa saab vahepeal vahetada, kui vaja. Nüüd tekib nagu ärevus sellest veidi. Sest ma vaatasin kella 12 kuskil, on juba 19-20 kraadi ja ma arvan, et ma selle järgi riietundi lihtsalt. Tere hommikust, Kiisu beebi. Siaukine. Me lähme täna koju, me ei näe enam kunagi tipupõll. Võib-olla võta mingi pusaeta välja, võiska mulle kotti lihtsalt. Äkki on küll nõme ja... Fanta orange. Võime kahe peale ka juua seda. Thank you. Huvitav, mis see tädi talle andis, sest ma olen üritanud mitu korda talle süüa anda. Ei ta tahtnud veisekeelt ega midagi. No. Tule, räägime, mis nüüd juhtus. Surm. Ei, nagu me sõime ära. Kõht on täis. Hea on olla. Kõhus on hea olla. Aga see on küll nagu jube pahasti ja juba kurvasti, et me nüüd peame 2 tunni pärast selle toa vabastama. Meil pole asjad kokku pandud ja see tekitab mulle sükest paha tunnet natukene. Süke natuke ärevus on.
paha jah. Aga ei ole hullu, ega siin ei ole muud, kui tuleb lihtsalt tegutsema hakata. Ja siis võib-olla äkki saame niimoodi. Raunal tuli plaan. Kuna receptionist öeldi, et meie tuba läheb ära siis väine. Et tunni kaupa saab osta mingi handicap ruumi. Jep. Et kui me tahame 20 eurot on tund. Ma ütlesin alguses, ma tahan kella 6 osta, see ütles 120 eurot. No kujutad ette 120 eurot 6 tundi olla. Ma mõtlesin, et kui me hakkame check out ima, siis ma ütlen talle, et ma tahan ainult 5-7 olla. Et ma tahan 2 tundi ainult võtta. Ja, et kas nad siis nagu lubavad huvitav, et kui me tahamegi võtta nagu ainult paari tunni kaupa, et me saame enne minekut siin, ma ei tea, pesus käia, võib-olla pikutada natukene, mis iganes. Või kui me ostame, lähme linna peale, nagu, et siis äkki me peame veel mingid asju kohvris ümber tõstma või mis iganes. Et vaatame, mis saab ja kas saab. Kuigi me väga ei usu, et saab, aga me proovime. Mina usun, et saab. Ma loodan. Pean lootma kuskile maani. Ma võtsin täna lastele sealt neid väikseid šokolaadipakikesi sealt köögist ja ma olen nii petnud, et ma kohe võtan selle teleka ka kaasa pakin. Kas me võtame selle kaasa või? Mis tea, tahad sa? Jutu järgi ta on komplimentari, ma ei tea. Ja siin on see ka. Gift oli pandud. Ei, oli küll. See on teile kingitus oli kirjas. Ja siis oli ju kirjas, et sa saad 5 uue veel osta ka, kui tahad teist. Ja, kui sa tahad veel. Ja, täiega. Ja ta on siuke nagu pljuku-pljuku-pljukuna. Klidru. Ja ma saan teda kanda seda päris keegõid ja see lakkurat ja mõne kott. Nii et võtame kaasa. Kuule, me peame kõik kaasatma. Olgu. Pakime kohe padjad kaasa, värgid särgid. Ei, ma ei taha nii halvad padjad, et ma ei taha neid patti. Nad võivad need omale väga kehva voodi, absoluutselt ei jää igatsema. Väga kehva padjad, ei jää igatsema. Voodi komplekt oli nõme, ülejäänud oli okei. Tuba oli muidu väga nunju ja kõik oli tore. Meie propageeri alkoholi joomist, aga Rauno ostis eile isale sellise raki ja siis me õhtul vaata proovisime nägite ka. Või noh, kes nägi, kes ei näinud, kes vaatas. See oli päris nägi. Kui ei vaadanud, siis mine vaata. Olgu, me hakkame pakkima. Noh, väga hea, sellega sobib küll. 19.09. Väga hea. Täie raha eest. No muidugi. Et ma ei tea, kas meile üldse ütlesime, et me ostsime kilosed juurde. 5 kilo ostsime juurde, mis see maksis 10 euri või? Jah. 10 eurot. Aga me ei ole isegi tegelikult kindlad, kas meil läheb nii palju. Meil on tegelikult kaal kaasas. Rauno toppis nüüd kõik rasked asjad põhimõtteliselt enda kohvrisse. Põhimõtteliselt kõik ostetud asjad ka ju? Kõik ostetud asjad, mul ei jäänud siia Oskari püksid ainult jäid. Kõik asjad on põhimõtteliselt nagu rasked asjad on pakitud. Ma ei tea, kas ja mis meil siit kokku tuleb, aga ma ei saa aru, kas mul on riideid vähem. Mis ma tegin nende riietega vähem? Kuidas meil nagu, mulle tundub, et kohvrid on tühjemad kui enne. Ma ei saa aru. Me peame ikka uuesti shoppama minema, mis asja. Muidugi. Saa sükst asja lubada ühe tühja kohvriga. Ühe poole oled täis ära, siis näed, kui palju teisel poole veel ruumi. Sul on veel papusid ja asju, need võtavad mõtetud ruumina. Seda küll, jah. Ei, mis papusid? Mul on ära pandud kõik ju. Need läheb jalga mul ju. Jah, mul ei ole midagi enam. Aga ta midagi ikka. Tead, miks mul tundub, et on vähem riideid? Sest sa võtsid osa ära ju. Sa võid osa enda kohvrist. Need kampsu neid, jah. Need oli ju suured asjad. Samas on nagu, mulle väga meeldib, et ma sain igast erinevaid mingid neid outfit'e kokku panna ja värki. Aga, kui päris aus olla, siis tegelikult oleks ma võinud olla 1 kleidiga, 2 paari püksiga ja 2 selle bluusikesega, mis ma käisin kogu aeg ja võib-olla 1 mingi. Jah, aga ei teadnud, äkki tuleb 25 kraadi sooja, tahad siin kuskil tšilli pillitada ja mõnusalt. Ja trikoo vähemalt see kasutus. Mul on selle üle tegelikult hea meel. Nii, oota, aga siia sisse saab asju panna ja. Näed, sõbrad teavad, et saavad suveniiriks hotelli pähkleid ja vahvleid. Mul laitsäkke. Sina pikutad ja mina ei pikutanud. Kus see välja näeb? See ikka on päris killing miina. Jah, ei ole 40 mitte aega vahtida lihtsalt. Nautida.
et sa tegid väikest tšiki-piki või? No see on jah, hotelli telekas, seal oli mingid asjad sisse installeeritud, ma tegin, kuna ma ei saanud HDMI-d taha, siis ma tegin lihtsalt tehase seadmete restardi sinna. Kohe hakkas HDMI tööle, ma ei tahtnud seda mingi Türgi hanaad vaadata. Ja me ei soovita seda teha kellelgi teisel. Ei no vaata, oleks siin nagu YouTube või Netflix. Ja täpselt neid asju ei olnud. Et siis ju ei oleks ju vajagi, aga siin on nagu, ja mis on veel haige, sa võid reaalselt isegi natsionaalselt geograafikut vaadata. TV1000 neid actionid ja mis ja siis need loevad türgi keeles peale, ehk siis... Mitte midagi aru ei saa nagu nii, täiesti mõttetu vaadata. Ja see ongi see, et ei ole tõlget all, vaid nad loevad peale, see sai isegi inglis keeles vaadata filmi. No, mille jaoks? See ei tea lõnumselt. Ei. Oh my god. Nii crazy või? Jah. Kõigil on party. Meil on goodbye. Timo küsib, kas me naudime uues viimast sooja ja päikest. Ei, me naudime viimaseid minuteid toas. Mille me ära anname kohe. Eestis ootab meid näiteks siis praegu ema ütles, et 1 kraad sooja. Oli täna hommikul. Ja öösel oli nagu miinust olnud. Peakski vaatama M-hit. Ära vaata, see on nii valus. Nagu putru ju. 11 kraadi, 13 kraadine, 10–12, no mis siis on? Ikkagi. Pole hullu midagi, see hakkab juba looma. Nagu meil ei ole kodus sükest vaadet. Reaalselt ma üks päev ütlesin Raunole, et vaatan, ma ei tea, kus mu käsi on. Seal taga on mäed. Raunole mingi ei ole, et seal on pilved. See on täiega mäed. Ja sealt näeb Antaalialt ka veel tegelikult. Jep. Ja siit läheb mööda paremat kätt, näed nii kaugele, kuni hotelli sein vastu tuleb, näed mägesid. Tead, mis on nagu eriti nõme või? Et öö tuleb veeta lennukis. Ise ei saa ju magada. Õnneks meil on palju jalaruumi ja see on väga positiivne. See vähemalt jah, et mul jalad ei sure ära lihtsalt. Mul sureb kann ära nüüd, sest see on nii kõvad lihtsalt. Ma pean Pepu platesid hakkama ka ostma veel kaasa. Ei, peab neid kaelapadja Pepu alla panema. See on nii pisike, mul nii suur Pepu, noh. Aa, sama siin. Mul on suurem kui sul. Ai. Sa oled võitja. Ma olen küll. Ma olen Pepu võitja. Et jah, peaks jah need mingid memory foam padjad vaata, et saad nagu kokku tõmmata. Väikseks pakkida, siis lased tõmbad lahti selle. Nagu need ise täituvad madratsid vaata, aga nagu Pepu alla ja padja suurusega. Jumala hea oleks, sest need on ikka nii kõvad. Ma võib-olla peakski mõtlema, et võtan jope välja ja istun jope peale. Meil on äriidee, me võiks teha ju. Lennupadjad. No jah, me teeme ära selle, mis see siis on. Hiinlased hakkavad kohe tootma 1 euroga neid. Isegi kui patendi peale päev või? Mitte kedagi. Hiinlased teevad iPhone ja Android baasil. No ma ei... Mis asja? Meil need firma tegi mis ta oli 7-8 aastat tagasi. Tegid Hiina konsulaati. Terve tiim saadeti Hiina. Ja tegid seal päeval tööd värki-särki ja siis läksid õhtul vaatasid neid turgu. Ja turu peal oligi niimoodi konkreetne iPhone oli akna peal ja neil oli niimoodi, et aknast nägid läbi. Nende töö seda. Kus nad teevad seal värgid-särgid. Oli iPhone, vend võttis iPhone'i, lükkas juhtme taha, installeeris Androidi sinna peale. Ja siis sa said osta nagu iPhone, ainult Android. Jah, ma ütlen, sa kohe oled kaotanud selle sõja juba. Mulle meeldis, kuidas iPhone ütlesid. Jah. Aga see on päris haige ju. Jah, et see demo võtab kohe selle üle ja see hakkab triljonites kohe seal müüma euroga neid patju, nii et koliseb. Ei, aga mis asja Eesti turule ainult teeme? Nojah, aga keegi paneb siin, vaata kui palju neid siin Hiinas on. Hiina turiste tuleb siin lennukitega nagu hordidega sisse. Mida sa üldse siis tänapäeval teha saad niimoodi? Ainult teenust, sest siis hiinlane ei tule koha peale tegema seda. Kus sa tead? Sa ei saa kindel olla. Nii, jalad jalga ja siis viimane pilguheit sellele vaatele.
Siuke polovend või? No nii. Seal poisid on hästi tublisti katusega tegelenud. Kui me tulime, siis seal oli vana katus. Nad võtsid selle maha, siis nad seal tegid mingit tšiki-priki värki. Ja nüüd nad panevad uut. Praegu nad vist soojustavad millegiga. Meri on täna üldse mitte liiga rahulik. Aga ma ei saa. Nii. Endo. Ballroom. Kas me peame ukse lahti jätma või? So. Päike paistab. Kas me mahume kõik sinna või? Okei. See oleks nii faffa. Ma ütlesin Rauno, et ta võiks lihtsalt selle kohvri lahti lasta ja siis vaadata, mis juhtub. Ei saa, seal on mingid tädid. Yes. But isn't the storage down there in the spa? In the spa, you want to keep yourself. Yeah. If you want, we have a storage place. Can we use them all the time if we want? Yeah, Afterwards. anytime you can come and take it. It's Kuule, mis me saame siia jätta üksi hoida? Okei. Me ruumi ikkagi tunni kaupa niimoodi rentida ei saa, et nad oleks saanud pakkuda ainult 12 kuni siis õhtuni meile. Ei no, arvat oligi, me lihtsalt igaks juhus küsisime. Ei, tegelikult on ikka päris sakk hotell, ma mõtlen selle kohta. No ei ole hotell sakk. See ikka on ikka päris nõme. Et ma arvan, neil ongi ju see, et iga nagu, ma arvan, et lihtsalt nagu on kindlad koridorid, kus neil on toad üldse avatud, sest neil on staffi vähe. Jah, aga ma saan sellest aru, aga sa nägid ka seda ju, et kui me tulime siia, küsisime ruume, siis me saime esimesel ruumil käia ja vaadata seda ja kolmandat ja viiendat, et nagu halloo. Mina arvan, et Rauno on liiga karm selle koha pealt. Mina ei arva, et ma usun, et nad tuleksid vastu ja teeksid küll, kui neil oleks võimalus. Aga lihtsalt meie ei ole nõus maksma terve päeva eest 120 € juurde, kui me enamus päevast, kui me enamus sellest ajast oleme vapsi üldse linna peal. Seega on nii. Nii, Rauno võtab kohvrid, läheb ise teiselt poolt. Mina näitan teile seda gaming ruumi siin, kus me ei jõudnudki, ei käinudki. Aga jah, näete siin saab bowlingut mängida, mänguautomaadid. Muidugi need kõik on raha eest, selles mõttes need ei ole siin hinna siis. Igast juhtid. Siin on väike shopikene, siin ootab abikaasa Rauno ja siin on ka need poekisid kõik. Siia lähme meie. Siin on pime. No nii. No võt, siin saab magada, kui tahad. Ei mahu või? Saagu pahasti. Hästi pime on siin, ma ei saa aru, miks siin pime on. Minu oma mahu. Pidi peab katsetab. No täitsa pekkis, näe. Käige nii pekki. Kuna siis üks kuhver sinna ei mahtunud, siis selle lähme viime ikkagi sinna storage ruumi, mis seal lobis on. See on täitsa akvaariumi tunne. But I have a question. We asked for late checkout. Is the hotel full or? Yes.
Tomorrow we have the Grand Fondo bike race. Today we are at 94.99. Just 95. Who put that? What the hell? 99. Yeah, 0.99. What are we doing? Are we trying to make a sale? Why is it 99? Oh my god, you're doing the vlogs! Yeah. Yay, I'm in the video. Yeah. I literally have been bothering the hell out of FMB. Every time I go down there, one of those sous chefs sees me and he's like, ugh, this motherfucker again, you know? You're here again. And I'm gonna be a menace to society. I mean, I'm hugging a guest. In my old hotel, you would never have that. Yeah. Yeah. Oh. Do you live nearby or do you... I live in Old Town in Antalya. Oh, Yeah, really? basically the heart of Antalya. But in the work time, you... I take a shuttle back to work. Okay. Back to home. Oh, okay, okay. Yeah, because they asked me, why are you living in Old Town? It's a little far from where you work. And I say, a party girl never has to answer for those kind of questions. Because Old Town is where we have the bars, because I'll go home. And Dubai lah. Oh, exactly. At a run, by the way, while smoking, we really want to I just realized we're really testing the limits of the bodies here. We're like, how much can you take before breaking? No. Okay. We were hoping to see you. Because there's no force on earth that will wake me up after the evening shift when I go home at 3 a.m. So they were like, yeah, we'll put an off day for you. Just to be nice. I was like, oh yeah, to be nice. See on meie sõber ja Shotgun guy, kellest me oleme rääkinud siin tegelikult mitu päeva juba. You got a date? Ooh! Checking out of work early today. Oh! Yeah, but if anyone else, I have a hospital appointment. Yeah, okay. Girl, don't so. Thank you so much for coming. Okay. Drop it on the ground. Yeah, she said, take cover. Yeah. Grenade. Okay. All good. I'm Sigrid. I'm just Sigrid. Okay, then let's go eat. Yeah, okay. Bye-bye. Thank you very much. Love you guys. Bye. Bye! Tegelikult olen tahtnud näidata, millised hotellivetsud on. Väga ilusad. Nagu kõik on mega puhas alati. Ja seda tahtsin öelda. Baran soovitas meil minna sinna ranna äärde. Sinna söögikohta. Jah, me arvasime, et seal peab tegema nagu bookima endale laua. Aga ta ütles ei, et see on 12.4 lahti. Ja viimasel päeval siis, viimastel tundidel me lähme sinna. Vihmaste ilmadega see on lahti ka vaata. Vaatame, mis seal on. Jep. Siin me käisime söömas alati. Aga mitte väljas. Aga mitte väljas, mitte ükski kord. Ja mitte ükski kord me väljas ei söönud. Aga täna on täitsa pusailm. Päiksega soil läks kohe soojamaks. Ja päiksevari. Vaadake, mis nunnud kissud siin kõik on. Vaadake, kui palju neid on. Ootavad süüa. Inimesed annaksid neile midagi head. Head nunnud. Nii ja siia lähme siis sööma, jah? Oi, vaata, see on sealt avatud. Seal taga, jaa. Mis siin head on siis nii cold starterid? Ei soovi väga vist. Kohtu tegi, huvitav, mis see on? Fish and bread. Nii, istume siis maha, vaatame, mis siin on. Mul on tunne, et see on see sama, mis see... Õhtune see või? Näe, fish and chipsi saab siin. Mac and cheese. Jah. Falafelit ka bolognese, Napoleoni. Mina küll ei ütleks, et ma ujuma ma kindlasti sinna merre praegu ei lähe, nagu üks vend üritab minna. Saad aru, sa oled maksnud raha ja tulnud puhkusele, siis sa lähed ujuma lihtsalt. See on Vahemeri. See vend arvas ümber seda, see tuli välja. See ikka ei olnud temale. Nii, mina võtsin endale antrekooti, sest Rauno tahtes. Mina võtsin pelmeeni. Ja siin on fish and chips ja schnitzel. Head isu! Näe pea välja. Ja mis? Ta nagu liputaks saba, nagu jossukene. Ma hakkan rääkima inglise keelt, siis ma tean täpselt, mida rääkida, aga mul ei tule sõnad ei tule välja. Ma ei tea, miks. Rauno tegi praegu sellele Ta tegi ka niimoodi. teenindajale niimoodi. Thank you. Sign language. Aga me oleme täiega pist. Me oleme väga pist. Teate miks või? Seepärast, et see oli imehea toit.
ja nagu jälle viimasel päeval imehea ei olnud, aga ta oli nagu võrreldes- täiesti hea, ütleme nagu slõkipaari toitu saaks. see ongi imehea toit, sellepärast, et me oleme käinud siin 3 restoranis ja need ei olnud imehead. Oi, kui ilus. Sinine. Huvitav, kalasid ei näegi. Ziplandis ikka kalad möllasid ringi. Ma olen siin keskel, nii on turvalisem. See on kõige turvalisem koht. Ei tea, kas kaamera annab edasi, kui sinine see on? Ma ei tea. Ei tea, jah. Noh, aga kui sa vaatad niimoodi taevaga võrdluses, sa paned, siis äkki saab aru, et taevas on ju nii sinine, kui sinine olla saab. No jah. Ja see on niisugune teal kohe. Jah, ta on rohekas sinine tõesti. Jah, siia vist tuleb mingi paarikene ja väga mansana. Kõik, kes mind teavad, siis teavad, et ma ületan ennast praegu täiega, sest ma näen siit alt läbi vett. Aga ma ikka seisan siin, et näidata, kui imeilus siin on. Teistel on näe, vaata, tuleb ikka niisugune teistel on teab, mis või? Jaa, mullivannid ja seal on need ääred. Ma kujutan ette, et seal on see võrk, mis ripub niimoodi alla veel, et sa saad seal nagu... võivad olla, jah. Jaa. No ikka uhke. Mõtlesime, et saame siitpoolt ka näha hotelli, aga meie hotell on väga looduse keskne. Nii et ei näegi. Aga siit näeb jah kõrval hotelli. See on lahe, siin on nagu väike külakene. Piraadipaat on. Kivikõrbin. Ossa. Sa ootad siin homset päeva? Jaa, ma ootan, et päike välja tuleks, et head kaadrit tuleks, aga me jäämegi siia just, jah. Me nüüd otsustasime, et me hakkame sööma, sellepärast, et me saime aru, et me ei ole üldse nii palju söönud, kui me oleme raha maksnud selle koha eest. Ehk siis nüüd me hakkame sööma. Võtsime jäätist, mina võtsin niisuguse jäätise, Rauno võttis mingi šokolaadi jätsikese. Meile tundub, et siin selles baaris on mingid muud asjad. Ongi, siin saab pizzat tellida ja neid küpsetatud kartuleid ja pitasid. Eelmine aasta me käisime Long Beachi hotellis ja lõpuni välja. Me tulime sealt niimoodi koju ära, et me ei saanudki teada, et need restoranid olid seal hinna sees. Ma lähen igaks juhuks, käin läbi korra sealt söögikohast ka, kus me muidu oleme söönud kogu aeg. No, buffeest. Et vaadata, äkki seal on krevette. Igaks juhuks. Krevette ma ei leidnud. Aga abikaasa leidsin küll ülesse. Ta on täpselt seal, kus ma jätsin. No nii, kuidas oli? Hea või? Näitavad, see üritus on põhjuseks, miks me ei saanud tuua. Kauem. Jep, noh nagu jah, lisaaega. Jah, nüüd oleks tasuta saanud, aga noh. Me lähme nüüd linna peale. Lihtsalt, jah. Lehvitame pakiga ja vaatame, kes parim Raha laiaks lööma lihtsalt. Ja siis tuleme tagasi niimoodi, et me saame täpselt ära kasutada oma hüved ja veel süüa. Sest kella 4-ni, nagu me teada saime siis oma uued sõbrad, mitte kuskil infot tegelikult ei olnud selle kohta, vähemalt niimoodi, et nagu seda oleks arusaadavalt näha olnud, et ainult kella 4-ni saame siis kasutada neid hüvesid siin, noh, süüa ja juua ja spaad ja mingid siuksed värki. Mis häält sa teed? Sul hästi? Valmis tuleb kohe varsti. Sul hästi kõik või? Aha. Kuule, kõik... ma ei taha sul haiget teha, issand. Äkki ta on kuri. Neil käib mingi kaklus siin, äkki see on... kuule, see on emane ju. Ütlesin Raunole just, et need lehed on nagu siuksed värsked. Ja nad on nii läikivad. Mandariini täis on. Jah, kus kohast? On ju. Siidruunid, apelsinid. Meil heli ju. Meil on roiskunud õunad niiviisi maas ja siin on
hunnika mandariine lihtsalt. Mulle tundub, et need on mandariinid. Need on nagu väiksemad. Rauno, räägi, kuidas tehakse Türgis tööd? Türgis tehakse niimoodi tööd, et 2 mehe tööd tehakse 2 ja ülejäänud inimesed vaatavad ja hoiavad torusid ja asju ja tund tiksub pole hulluna. Jah. Üks vend puristab ja teine silub ja 3. vend lihtsalt hoiab midagi. Ja ülejäänud on lihtsalt ilusad. Jah, vaadatakse. Mida karjutasin? Siis hotelli juures kaob kanad ringi. Kuik. Siin me käisime meil ujumas. Kallikesega. Jaa, on tõesti. Raunokese Moito. Ja mina saan Sirena Colada. Thank you. Nii, mis sa tahad teha? Teistida või? Väga sidruline. On või? Ja see oli magusam, mis ma üleval võtsin. Tundsin kohe alkoholilaksus mindistega asjadest on nagu vähe võitu. Sul ka kange või? Me näeme nii eestlased välja, et ta mõtles, ta jääb koonerdama. Sul ikkagi on nagu lahjavõitu teine. Tulime oma kokteilikesi nautima siia. Kell on 15:33 ja me ootame natukese aja veel ja siis lähme võtame väikse ampsu jälle. Ja siis ma olen nagu Sanders filmis. Tegelikult siis me lähme LC Waikikisse veel, sest ma tahan sealt kaelapatti osta. Kotti ka. Ja kotti, just. Minipilved, mis varjavad terve maailma. Jah, no tõesti, noh. Ise nii väike, aga nii võimas. 3 tunni jooksul. Väike tutub ja nii luudud. Me oleme jälle 2 tundi hiljem. 2 tundi hiljem söömas. No need portsud õnneks on väga suured ja me ei söönud tegelikult kõik ära ennem, nii et me praegu võtsime proovimiseks nüüd on maitsemise värk, jah. Neid seesami kana sriracha kastmega, siis mac and cheese'i need kroketid. Mina võtsin döner kebaabi ja Rauno võttis lõhe, grillitud lõhe, nii et saame jälle jagada. Sest me leidsime liiga hilja, me peame kõik päevad tasa tegema nüüd. Just. 2 päeva saame tasa teha. Jab. Kui huvitavat värvi kiisu. See, kellele ei meeldi, leitakse kõige esimesena. Tšau. Sa oled rukane lihtsalt hoopis või? Ma ei saa aru, kas sa oled halli värvi või sa oled rukane? Oih. Sul on nii suur sõper on sul ja... Aga vale koht. Nii, Rauno kaela, kana, döner ja mac and cheese pool. Nagu on ja ei ole ka või? Meil on nüüd, mul on isegi hea meel, et see teine kord sööki ei olnud nii hea, sellepärast, et tegelikult mu kõht ei olnud eriti palju tühi. Ei saanudki on nii täis, et oleks ära suremas praegu. Jaa, aga mul on kõht täis selles mõttes. Nüüd uuesti linna peale. See passimine on nii tüütu ja nii nõme lihtsalt. Uued jäätised on tulnud siia. Seda tahaks proovida passioniga. Ice cream with cookie, bubble, okei, ma tahaks neid uusi proovida. Meloniga. See on see, autopark, kus mõned päevad tagasi, mitte eile, mitte eelmises videos, kus me käisime, aga mõned päevad tagasi käisime suurel turul. Eile käisime Antalyas. Käisime või? Ma andsin eile auto ära. Jah, vabandust, üleeile. No siis üleelmine. Just. Nii, tagasi Waikikis. Ja ma tegelikult tulin seda sama kotti ostma, mis ma juba ostsin, aga ma tahaks heledat
Siin, see on beež, okei. Ma mõtlesin, et see on valge. Aga beeži ma vist ei taha isegi. No jaa. See nüüd läks küll pahasti, okei. No siis on nii. Ma vaatan ringi ikka. Siuksed tavalised T-särgid, mis siin on 6 euri. See on 8 euri. Mulle see räigelt meeldis, siukene jakk, aga ma ei mäleta, mis see maksis. No see on siuke 46. Kallis minu jaoks. Mina kaltsukunnina siis vaatan, et see on kallis. Proovisin eelmine kord seda bluusi, hästi mõnus külm materjal, aga siia poolde. nüüd on siuke lugu, et Rauno plätud on kadunud. Ta nagu ei mäleta, et oleks nad kotti pannud ja nüüd ta vaatas kohvrisse. Okei, õnneks oli olemas ikka. Vai Kikist ma ostsin endale ainult ühe kaelatoe, Eliseel ühe bluusi ja Rauno ostis endale ühe T-särgi. Ja nüüd minu kohver jäi sinna lobisse ette, nii et ma puhtaid riideid panna ei saa. Ma ei viitsi lihtsalt minna ka sinna võtma, nii et aga ma ikkagi lähen käin duši alt läbi, loputan ennast üle. Kell on 17.38 ja 18.20 läheb meie transferi buss, nii et natuke veel. Pesus on käidud, hea värske tunne on. Ma mõtlesin küll, et ma juukseid ei pese, aga ma ei tea, see alati teeb nii mõnusaks sükkseks värskeks olemise. Aga näokreemi ma pakkisin ära ja mul nagu raigelt kuivab. Rauno pani uue bluusi selga. Ja nüüd me lähme pakime veel mõned asjad kohvrisse. Ja tegelikult kell on sealmaal, et me hakkame varsti bussi peale minema. Ja ootamine on läbi. Thank you. Nii suur buss või? Sellepärast me lähmegi varem, et me lähme korjame teisi ka veel peale raudselt. Okei. Okei. Opel Corsa käsades olid, et sellega ei näinud piirdust ülegi. Sa oled 110 alal, vaatan, istun nagu pass lõunala päästa. Ja kõik sõitsid mööda. Mall of Antalya, võt siia me ei ole jõudnud. Kaamerast tundub nagu õues oleks mingi täiesti valge, tegelikult on jumala pime juba. Räägitsid, saab seal anda. Lennujaama siis liiga palju filmida ei tohi, aga ma tahtsin kiiresti öelda, et sõit lennujaama sujus väga ilusasti ja need eestlased, kellega me tegelikult Samma hotelli maandusime, siis nüüd me bussis saime jutu peale, need on väga toredad inimesed, Kirsi ja Rauno on nende nimed ja nüüd me siin chillime koos, me vaatame süüa ja lennukile on veel päris mitu tundi aega. Nii. Oota, 40 euri. Kaks Mäkkeinet siis. 40 euro eest 3 väikest burgerit. Jaa, soodsam on jaa. Võib-olla keegi on kisa teinud. Igatahes meil läks 2 einet 40 euri, aga 2 einet, mitte 2 burgerit. Siin, ma ei tea, kas ma juba rääkisin võib-olla kuskil, võib-olla mitte, aga kui ma
see eelmine aasta käisime Türgis, siis meil läks 3 burgeri peale 42 eurot. See oli juustuburgerid oli 2 juustuburgerit ja 1 Big Mac ja 42 eurot. See oli crazy. Ma pole nädala jooksul ühtegi korda suppi söönud. Vaadake, hotelli käepaeladest on tehtud siuke puu. Väga rets. Nii, vesi 2,50. Koka. Ma ei tea, FS 9,50. Nii, võikud. Väike võidusõit. Jookse nüüd. Hoia lippu kõrgel ja jookse. Kõik asjad, mis ma kotti. Rauno jõuab ette sinust ju muidu. Õnneks Rauno võidab need 8. Siia on tehtud ülipalju neid duty free poode. Meie gate on 6-7. Safety car. Yellow. Neid võrke ei ole. Ma oleks võinud võtta muidugi selle mikrofoni, aga ma tahtsin lihtsalt jagada, kui hea meel mul on selle üle, et me siuksed uued tutvused siin lõime lihtsalt sellepärast, et mul ei ole olnud aega mõelda, kui hirmus on lennata. Ja täiega tore. See on vahva. Kõht on täis, aga me näitame hindu ikka. Odav on ka eelmine kord, selles eelmises. Näe ikka, kana sandwich, 8,50. Nii, vaata palju FS maksab. Sellepärast, et seal lennujaamas oli 9,50. No vot, siin on odavam. Jõudsime Eestisse. Ja ma ei ole kindel, kas see on mingi lürts või vihm või mis asi sealt alla tuleb. Väga kõva. Aga tore on turvaliselt kodumaal olla. See on tore. Me ei maganud. Silmatäitki mitte. Vaata, kui soe on. Jaa, väga soe on. Öösel jõudsid 35 kraadi sooja ja juba pahvatab näkku. Eesärksiga. Väga mõnus on kõndida ja liikuda. Ja mul jäi check-in'is mingi, nagu mul oli väike limonaad oli kotis. Seda ei võetudki ära, ma avastasin seda siis, kui me maandusime. Väga huvitav. Meie nüüd võib-olla võtame ampsu, kimame koju ja lähme kohe magama.